alustame siis beebiseminariga või siis minikoolitusega, võtta kui sa tahad. Nimi on siis glükoosi revolutsioon, 10 nippi veresuhkru tasakaalustamiseks. Põhineb siis glükoosi revolutsiooni raamatul. Ehk siis jah, et siit on nii-öelda kõik need 10 nippi mõeldud, võib-olla mõned kommentaarid enda poolt juurde, aga muidu jah, kogu see info on piiratud just nimelt ja just nimelt ainult selle raamatuga. Seminar, ma arvan, kestab umbes sihuke tunnike, et vaatame, kui kähku läheb. Et võtame need kõik 10 nippi läbi. Aga esiteks loomulikult tasub alustada ikkagi sellest, et mis on glükoos, on ju. Ehk siis, et alustuseks tasub rääkida veidi glükoosist, glükoosi piikidest, et mis need on. Ja selleks, et saada võib-olla aimu natukene sellest, et miks tasub üldse selle veresuhkru tasakaalustamisega tegeleda. Et seetõttu alustangi glükoosist ja räägin natuke glükoosipiikidest ja kohe lähme siis nende nippide juurde. Mis on üldse glükoos? No, väga lihtsalt öeldes on see meie keha peamine energiaallikas. Ja peamiselt me saame seda toidust, eriti süsivesikutest. Noh, näiteks leib, riis, kartul, puuviljad. Et see on põhiline koht, kus me seda saame. Ja mis meie kehas juhtub, on see, et kui me siis toitu sööme, teeb keha sellest glükoosi ja vereringi kaudu kantakse see rakkudesse, kus seda kasutatakse energia tootmiseks. Seega inimesel on tõepoolest glükoosi vaja, eks see ongi nagu meie põhiline energiaallikas. Tegelikult on neid natukene ka veel, aga see pole hetke tänane teema. Ja kui glükoos on meie põhiline energiaallikas, siis mis on need glükoosi piigid? Glükoosi piigid ongi põhimõtteliselt siis glükoosi taseme järsud tõusud verest. Veres nii-öelda pärast süsivesikutele ikka toidu söömist. Eks, kui sööd süsivesikut, veresuhkur tõuseb ülesse ja põhimõtteliselt tuleb ka nagu alla. Et see probleemne koht ongi see, et kui tuleb kõvasti alla, et tõuseb kiiresti ja langeb kiiresti. Ehk siis, ja need tõusud, kiired veresuhkru tõusud võivad tekitada erinevaid terviseprobleeme. Paari sõnaga sellest, et mis need võivad olla. Glükoosipikkide lühiajalised mõjud selle raamatu järgi on siis, noh, tuuakse välja päris palju erinevaid asju, aga toon siia mõned. Näiteks energiakõikumised ja väsimus, sagedane näljatunne ja isu magusa järele ja meeleolu kõikumised, keskendumise raskused ja kehvem unekvaliteet. Et kui te mõtlete, et kui te sööte nagu magusat, et siis tasub mõelda selle peale, et kuidas te ennast nii-öelda pärast tunnete, on teil meeles. Et sööte midagi väga magusat, mis tunne pärast on, mis tunne on natukene, kui te natukene aega mööda läinud, et mis tunne siis on ja nii edasi. Kui te sööte tihti magusat, et kas teil tujud kõiguvad või ei kõigu. Et selles mõttes enda kohta oskan öelda küll kindlasti, et see suhkru söömine, eriti niisuguse rämpsuhkru söömine tegelikult ikkagi mõjutab mul küll, võib öelda, nii tujusid kui ka eriti kindlasti seda energiataset. Et seda kindlasti võin oma poolt kinnitada. Mis on glükoosipiikide pikaajalised mõjud? No, need on tegelikult veel tõsisemad, nagu seal raamatus välja tuuakse, ehk siis suurenenud risk kroonilistele haigustele, nagu näiteks teise tüübi diabeet ja südamehaigused. Mida need pikaajalised piigid ka nagu tekitavad või üldse, mis need piigid kehas tekitavad kehas põletikku, nii-öelda vabade radikaalide teket, mis siis kahjustavad rakke ja kudesid ning kiirendavad vananemist. Et see on nagu oluline selle juures, ehk siis see põhimõtteliselt lühidalt kiirendab vananemist. Palju piike, vananeb kiiremini, väidab Jessi raamatus. Ja
Ja viimane asi võib-olla, mis tasub mainida, mida ka tihti rohkem räägitakse, ehk siis insuliini resistentsusest räägitakse. Ehk siis mille tulemusel muutub keha insuliini toime suhtes vähem tundlikuks ja see tähendab seda, et veresuhkur püsib kõrge nagu pidevalt. Ei taha nagu üldse alla minna, sest insuliini ei toodeta, on ju. Vaat sellised, sellised mõjud, lühiajalised, pikaajalised. Nii et kui te nende peale mõtlete, siis tundub nagu, et tasub vaadata küll neid, tasub nii-öelda oma veresuhkrut tasakaalustada küll. Ehk siis, et hoida seda normaalsel nii-öelda tasemel või siis vähemalt nii-öelda mitte tekitada endale nii suuri piike. Või kuidas teil tundub? Mulle tundub, et täitsa tasub selle peale mõelda. Ja Jesse annab oma raamatus siis 10 sihukest väga lihtsat ja tegelikult päris praktilist nippi, kuidas siis veresuhkrut tasakaalustada, ehk siis vältida hästi kõrgeid neid veresuhkru, ehk siis glükoosipiike vältida, ehk siis on selle kiiret veresuhkru tõusu ja langust. Mis need on? 10 tükki. Lähme järjekorras. Esimene, söö toite õiges järjekorras. No, mis see õige järjekord on? Alusta kiudanest, seejärel söö palku ja rasva ning lõpuks viimasena süsivesikut. No, mida see põhimõtteliselt nagu taldriku peal tähendab? Taldriku peal tähendab see põhimõtteliselt siis nagu seda, et kui taldrikus on näiteks salat, kana ja riis, siis kõigepealt sööd ära salati, siis sööd ära kana ja viimasena riisi. Et see on küll nagu tegelikult sihuke number 1 asi. Ehk siis ongi nii-öelda raamatus ka number 1 nipp. Minu jaoks on see võib-olla isegi mõned nii-öelda nipid minu jaoks ka natukene veits nagu imelikud või natuke liiga ekstreemsed või ütleks niimoodi, et mina neid ei kasutaks. Aga selle nipi puhul on tegelikult, tundub nagu iseenesest täitsa loogiline, aga minu jaoks on see kõige jaburam osa see, et kes sööb riisi viimasena, ma ei tea. Et kes nüüd praegu seda salvestused vaatad võib-olla on ju, et siis mõtle selle peale, et ma ei tea, et kui sul on sellesama olukord, et kui sul on salat, kana, riis või kartul, et kas siis nagu on tore süüa seda, et sööd kõigepealt ära salati, sööd ära kana ja siis lihtsalt sööd lambist selle riisi ja kartuli lihtsalt otsa. Ma ei tea, minu jaoks tundub täiesti mõttetu süüa mingit paljast riisi või kartulit lihtsalt. Mis mõnu selles on ju? Tundub täitsa ajuvaba. Aga põhimõtteliselt selle piigi vältimiseks, ehk siis see piik on siis madalam, tundub, et täitsa töötab. Ja noh, ütleme niimoodi, et minu jaoks tundub see natukene selles mõttes jabur, et konkreetselt, et miks ma peaks tahtma seda riisi nagu niisama paljalt süüa, tundub nagu imelik. Aga no ütleme nii, et vaadates minu toidulauda, siis ega mul seda probleemi otseselt ei ole ka, sest mina söön salatit ja kana ja siis mul seda riisi tegelikult ei olegi. Nii et selles mõttes nagu, kui on, siis on pigem nagu köögivili, mis on jällegi kah hea. Nii et selles mõttes mul endal sellist probleemi ei tekigi ja selles kontekstis ka sellist piiki ei ole. Aga jah, kindlasti tasub proovida, et miks mitte proovida. Et siin teised nipid, kohe lähme kohe järgmise juurde, on tegelikult sellega nagu sarnased ja näitavad, et tegelikult sellises järjekorras süüa on täitsa hea, nagu näiteks see teine nipp. Ehk siis lisa igale toidukorrale roheline ER-roog. Noh, mis see tähendab? Või miks see nagu hea on? See on sellepärast hea, et see lisab kiudained ja aitab veresuhkru tõusu aeglustada. Noh, Jess ise raamatustab välja seal tihtipeale sellist spinatit ja toon siin ka nagu näiteks, et enne sööki väike ports spinati või rukkolasalatit, mis on segatud oliiviõli ja äädikaga. Ja kui te nüüd vaatate, siis mis see nagu ütleb, see tegelikult nagu täiendab seda eelmist nippi, aga samas on ka nagu eraldi, ehk siis eelmine nipp on see, et kui sul on taldriku peal nagu sellised asjad, nagu sul on, et siis tasub süüa sellises järjekorras. Noh, seda nippi saab kasutada ka sellisel juhul, kui näiteks sul ei ole nagu salatit, kana ja riisi, vaid ongi näiteks puhtalt pasta või mingi pitsa, et mis siis teha nii-öelda, et veresuhkru
tase oleks nagu stabiilsem, ehk siis seda glükoosipiiki nagu madaldada või tasandada. Et mis siis teha, kui sööd näiteks pitsat või ongi sihuke pasta, et noh, siin ei ole midagi, et ei ole need mitut erinevat asja, on ju, siis üks asi, mida annabki teha, on sööd salati ette. Noh, ja kui sa vaatad siin selle näite puhul, et väike ports spinatit, on ju, et ongi, see on kiudaine ja oliiviõli tegelikult on rasv, on ju, ja veidi jäädikat, noh, säädikas on ka üks nippidest, varsti tuleb, on ju, et kui neid sinna nagu panna, kombineerida, siis see jälle annab sedasama asja, et ta tegelikult aeglustab glükoosi imendumist verre. et et see on niisugune põhiline asi, mis siit igalt poolt nagu läbi käib. Aga mina ütleks, et see on täiesti võrreldes eelmisega palju mõistlikum nipp ja põhimõtteliselt iga kord ma arvan seda tihti nagu teengi. Et see viis, kuidas mina nagu söön, et, kui lähedki välja sööma, väga lihtne, võtad eeltoaks väikse salati või mingi asja, on ju, ja siis mingi prae või milles iganes asja. Et igal juhul parem, kui üldse mitte võtta ette midagi. Nii et taaskord tasub proovida. Kolmas nipp, lõpeta kalorite lugemine. Noh, see oli niisugune huvitavad seisukohad või mõtted või noh, selles mõttes nagu põhimõtteliselt kõik õige, ehk siis mis selle point on, ehk siis kalorite lugemise asemel on palju olulisem keskenduda toidu kvaliteedile ja koostisele, sest süsivesikutel, valkudel ja rasvadel on erinev mõju veresuhkrule. No eks siis põhimõtteliselt tasub lihtsalt valida täisväärtuslikku toitu ja vältida ülemäärast töödeldud toitu. Ehk siis põhimõtteliselt see on ka seesama teema, mida mina Whitefitis ilmselgelt nagu räägin ja mida ma arvan ka väga paljud toitumisnõustajad ka räägivad, et söö nagu nii-öelda päris toitu. Ja siin on nagu väga vahe, et kalorite nagu, see kalorite point on nagu tal see, et ta toob selle võrdsuseks, no et 100 kalorit mingit suhkrut on nagu sama keha kontekstis kui 100 kalorit, ma ei tea, Kreeka, Kreeka jogurtit 100 kalori ulatuses või siis 100 grammi suhkrut, või 100 kalorit suhkrut ehk siis see on nagu põhimõtteliselt üks ja sama kehale, saab sealt samamoodi nagu glükoosi, aga vahe on noh, sellele piigile väga suur ju, sest noh, sööd 100 grammi rasva, siis põhimõtteliselt seda piiki ju polegi. Sööd 100 kalori eest suhkrut, siis piik on nagu korralik. Ehk siis see on nagu see on see vahe. Ehk siis, kui sa sööd nagu päris toitu, mis ongi jälle, kus on sees valku, kus on kiudained, kus on rasva, et siis see piik on palju väiksem, kui sa saad süsivesikut. Nii et selles mõttes ei tasu neid kaloreid lugeda, ehk siis kalor on üks konkreetne mõõteühik, aga tasub süüa jah, niisugust asja, mis sisaldab asju, eks see on päris toit ja mis pole nagu töödeldud. Oli ta nagu põhimõtteliselt selle kolmanda punkti mõte. Tasanda oma hommikusöögi kõverat. Vot, ma arvan, et see on täitsa niisugune tore asi, mida mina kindlasti teen juba täitsa loomulikult ka Wildfiti programmi kontekstis, ehk siis mõte on siin see, et vali magusa hommikusöögi asemel soolane, mis sisaldab valku, kiudainet ja rasva. Taaskord need kolm asja on ju. Et see hoiab veresuhkru stabiilsena, ehk siis taaskord ei tekita seda, et kui sa oled hommikul mingit kas või nii-öelda väga populaarset kaerahelbeputru, siis tegelikkuses, kui sa ei pane sinna, sa võid juurde panna, on ju. Hiljem tuleb see ka juba praegu etteurutavalt ütlen, et kui sa käid kaerahelbeputru nii-öelda, siis tegelikult see tekitab sul päris korraliku sellise glükoosipiigi, ehk siis, mis siis, eks siis veresuhkru tase tõuseb kiiresti ja siis kolinele langeb ja siis pärast on nagu jama lugu, on ju. Aga kui sa paned sinna kaerahelbeputriga näiteks mingeid asju juurde, paned sinna rasva ja paned valku ka on ju juurde, siis tegelikult on juba parem. Aga kõige parem variant on tegelikult see, et ei tasu üldse magusat hommikusööki süüa, vaid söödki soolast ja siis on ka nagu see probleem lahendatud ja kõht püsib kauem täis ja ei ole ka neid kõikumisi. Noh, väike soovitus Jessi poolt on näiteks see, et alustab oma päeva muna ja avokaadoga.
või siis toob välja ka hästi palju, nimetab ta oma raamatus Kreeka jogurtit, millele võid lisada meelepärast sellist mida iganes asja, noh näiteks marju ja seemneid näiteks, on ju. Täiesti normaalne asi, marjad on küll nagu magusad, aga need on, ütleme niimoodi, et selles mõttes kõige vähem magusad asjad, mida saab nagu valida süsivesikute kontekstis. nii et mina kindlasti seda nagu jälgin, et minu hommikusöögid slaš lõunasöögid tegelikult üldiselt ongi soolased. Et ma üldse magusat hommikusööki söön väga harva. Kui ma isegi söön seda, mul on niisugune komme, et pigem kui ma söön, siis ma nii-öelda magusat hommikusööki, tegelikult see pole isegi magus hommikusöök, pigem on ikka see, et tead, tahtsin öelda, et ma söön seda nagu hotellides, mitte nagu kodus. Et kui ma kuskil nagu reisin või ma ei tea, käin spaas, et siis see nagu nii-öelda hommikusööki söön, et siis võib see tihti olla magus, aga tegelikult see päris nii ei ole, sest ma ikkagi söön selle soolase alla ja siis söön tegelikult selle magusa asja peale, et tegelikult on niipidi. Aga see on ka üks nippidest, muide, mis varsti tuleb. 5. nipp. Kõik suhkrud on võrdsed. Ehk siis keha reageerib suhkrule sarnaselt, olenemata selle allikast. Ehk siis mis see Ceci tahab siin öelda, on see, et tema ütleb seda, et vahet pole, et kas on see mingi lauasuhkru, puuviljasuhkur või mingi kookossuhkur. Ehk siis ütleb seda, et ka need nii-öelda tervislikud või nii-öelda looduslikud suhkrud põhjustavad glükoosi taseme järsku tõusu. Noh, et selles mõttes mina ütleks küll, et kindlasti, et selles mõttes suhkur on suhkur et glükoosiks see nagu asi, see ju kehas nagu muutub, et selles mõttes pole vahet. Glükoosi piikide kontekstis mina usun küll, et kui ikkagi vaadata erinevate nende seda glükeemilist indeksist, siis tegelikult ma usun küll, et mõni suhkur on tsipa parem kui teine selles kontekstis, et ikka tekitab veidikene väiksemat piiki. Kui see teine asi, mina jah, ei liigita võib-olla suhkrut kui suhkrut ja suhkrut nii-öelda, kuidas siis öelda, et mina liigitan nii-öelda Wildfiti põhimõtetest lähtuvalt, et tegelikult millist suhkrut ma nagu tarbin, ongi näiteks kokossuhkur või siis tuletab mulle meelde vahtrisiirup et on niisugune põhine asi, mida Wildfit näiteks kasutab või siis tatlit, mis pole, otseselt pole suhkur, aga ka kontekstis mõjub nagu suht samamoodi. Et mingeid asju nagu magustada. Aga see loogika on nagu seal selles, et mida vähem töödeldud, seda parem variant. Ja ma arvan, et nagu ma aru saan, siis Sessi räägib umbes sarnastest asjadest, et suhkur on ta sihuke looduslik, mitte looduslik, aga kui sa juba kui sa suhkrut sööd, siis pigem ikkagi valida seda, mis on vähem töödeldud, on ju. On nagu pigem tema soovitus, aga nii-öelda tema ütleb, et glükoosiviikide mõttes nagu erilist vahet pole, aga millel nii-öelda on vahe, on nagu see, et kui sa suhkrut tarbid, et siis pigem nagu soovitab süüa puuvilja. Ehk siis ja just sellepärast, et see õunasöömine on parem kui näiteks õunamahla joomine, sest õun sisaldab kiudainet. Noh, samamoodi on ka see suhkruvõrdlus, et kui sul tekib nüüd magusa isu, tahad magusat süüa, siis puuvili on nagu tema arvates kõige parem variant. Ja sealt edasi, see on minu isiklik arvamus, on nagu see Wildfiti coach'ina on minu arvamus see, et sealt edasi on tegelikult mina soovitaks jah, võimalikult vähem töödeldud varianti suhkrust, on ta siis looduslik või mitte looduslik. Jah. Vot, aga jah, tema arvab, et kõik suhkrud on ühesugused ja kui suhkrut sööma pead, siis söö puuvilja. Nii. 6. Magusa näksimise asemel vali magustoit. No vot, see käis praegu minu jutust siin enne just läbi, et mina põhimõtteliselt niimoodi tavaliselt teengi. Ehk siis, kui soovid midagi magusat, söö see pigem söögi lõpus magustoiduna
mitte mingisuguse vahepalana või näksina, on ju. Ehk siis ja selle põhjus on taaskord seesama ja lihtne, on ju, et toidukorra lõpus süües, ehk siis magustatuna süües imendub glükoos aeglasemalt ja seetõttu glükoosipiik on väiksem. Et see lihtne loogika nagu ongi, et Jessi toob oma raamatus ka sellised näited, et jah, et kui sul ongi mingi asi, ma ei tea, isutab mingisuguse muffini järgi või šokolaadi järgi ja vaat on mingi isu, selle asja sisu, siis ta nagu läheb poodi, ostab selle asja ära, aga mitte ei söö seda kohe, vaid sööb seda pärast oma normaalset toidukorda, et kui ta tuleb hommikul mingi isu, on ju, siis ta nagu läheb poodi ja ostab selle ära, aga ootab selle asjaga lõunani ja sööb siis selle ära. mitte nagu kohe ei söö seda šokolaadi kohe mingisuguse vahepalana, on ju. See on selle asja mõte. sest nii nagu vahepeal nagu sööd, siis on kohe glükoosi piik nagu väga suur, aga sööd pärast nagu niisugust normaalset sööki, on ju, kus on valgud rasvad ja kiudained nagu olemas, et siis pärast seda süüa see süsivesik, siis põhimõtteliselt on nagu nii-öelda see nagu number 1 tipp ju põhimõtteliselt järjekorra kontekstis. 7. joo enne sööki äädikaga vett. No vot, see on nagu minu jaoks kõige imelikum variant, et selleks, et süüa mingit kräppi, joo äädikat, on ju, on hästi justkui selles kontekstis. Ütleme niimoodi, et nagu ma olen aru saanud ja siin erinevate inimeste praktikat nii-öelda lugenud ja näinud, siis tundub, et see asi töötab. Mina isiklikult äädikat joonud ei ole ja ei tundu, et väga tahakski. Aga glükoosi piigi mõttes tundub, et töötab. Sest äädikas aeglustab süsivesikute lagunemist, mistõttu on veresuhkru tõus väiksem. Ja see ongi nagu see põhjus, miks see nagu töötab. Ja kui me räägime siis glükoosi piigist ja kui me tahame seda nagu tasandada, ja siis see on nagu üks võimalus. Ja see nipp on siis nii-öelda retsept on siis põhimõtteliselt selline, et lahustad ühe supilusikatäie äädikat klaasis, suures klaasis vees, ütleb tegelikult isegi Jessi, ja jood mõned minutid enne sööki ära. Ja see põhiline äädikas, millest ta räägib, on tegelikult õunaäädikas, aga põhimõtteliselt ütleb nagu, et erinevad äädikad tegelikult suhteliselt sobivad. Ta toob välja ka erinevaid, tegelikult on erinevaid toredaid niisuguseid preparaate, on ju, et on mingid tabletid ja mingid äädika kummikommid ja mis iganes nendega on ju. Et õunasiidri või õunaäädika mingid kummikommid. Aga nii palju, kui ma olen erinevat, ka nii-öelda inimesi nii-öelda on olemas ka influencerid ja nii edasi, kes teevad niisugused toredad katsed enda peal, on ju, et siis tegelikult tuleb nii välja, et kes on proovinud, siis ja kellel on see glükoosi monitor nii-öelda peal, siis tegelikult nende kummikommide söömine enne sööki tegelikult hoopis tõstab seda piiki, mitte vastupidi. Ja selle põhjus on see, et need sisaldavad suhkrut, ehk siis selles mõttes nagu ei tasu süüa, kui sa sööd ka mitte ainult äädikat või mingit preparaati, mis sisaldab nii-öelda seda äädikat, siis on ju, et tasub vaadata, et ega seal suhkrut sees ei ole. Kui suhkur on sees, siis see tõenäoliselt väga hästi nagu ei mõju. Aga tegelikult jah, sellel on selliseid erinevaid vorme küll, kuidas see nagu manustada saab. Aga jah, et selles mõttes on see taaskord mingisugune niisugune häkk, mida tihtipeale raamatust räägib ka, et kui midagi muud nagu ei ole, on ju, ja tuleb mingisugune suur söögiorgia, kus on nagu pole võimalik teisi nippi võib-olla ka jälgida, et siis jood selle alla, on ju. Et mina isiklikult seda proovinud pole ja ausalt öeldes seda ma väga ei tahagi proovida. Aga põhimõtteliselt tundub, et paljudel inimestel see asi tegelikult töötab, on ju. Ja see, et see nagu see töötab, tundub, võib nagu nii-öelda järeldada ka sellest, et tegelikult selliseid preparaate tegelikult müüakse päris palju igal pool. Nii, 8. Ka päris lihtne ja on liiguta pärast sööki. Ehk siis Jessi väitab seda, et uuringud on ka näidanud, et isegi lühike jalutuskäik või väike niisugune treening
pärast sööki aitab viia glükoosi verest lihastesse, kus see energiaallikana ära kasutatakse. Ehk siis see vähendab veresukru tõusu ja aitab ennetada väsimust pärast sööki. Et enda pealt võin küll kinnitada, et noh, kui ikka väike sihuke jalutuskäik pärast sööki teha tegelikult, jah, see ennetab küll seda väsimust. Et sellega ma olen täiesti nagu nõus. Ja kui nüüd küsida, et mida siis täpselt teha või kui palju või mida, siis noh, sihuke soovikus, et võibki, et pärast lõunasööki tee väike mul on siin jaluta pärast lõunasööki või tee kükke, jah. Ehk siis pärast söögikorda tegelikult ei pea olema ainult õunasöök, võib ka muud toidukorrad nii-öelda olla, võib ka päris õhtusöögi olla, et jaluta või tee kükke. Ja et selles mõttes ei pea ka olema ainult jalutuskäik. Ja raamatus ka puudutatakse seda, et jah, et kui palju siis jalutama peab või mida tegema peab või millal või kui kähku pärast sööki jalutama peab, siis tema väide on see, et millal liigutamine nii-öelda sellele glükoosi piigile mõjub hästi, on siis nagu see, et peaks nagu tegema selle liigutamise seal 70 minuti sees pärast seda sööki, sest 70 minutit on väidetavalt see aeg, millal umbes see glükoosi piik saavutab oma tipu. Ehk siis see liigutamine oleks vaja teha ära enne, kui see glükoosi piik nii-öelda tipp on saavutatud. Ehk siis enne oleks vaja oma lihaseid nagu liigutada. Kui see piik on nagu saavutatud, piigi tipp on saavutatud. Ja on siis uuritud nagu erinevaid minutiga pikkused, aga tegelikult ka 10 minutit, 20 minutit, 30 minutit, kõik need tegelikult väidetavalt siis mõjuvad nagu hästi sellele glükoosi piigile, ehk siis tasandavad seda. Aga mida ta ise räägib, siis mulle tundub, et see soovitus on ikka niisugune vähemalt 10 minutit ikkagi jalutada ja enda pealt tõid Jessi minust näite sellise, et selleks, et näha oma glükoosi tasemes muutust, peab ta tegema vähemalt 30 kükki. Tõi sellise näite enda pealt. Ehk siis selles mõttes nagu, et kui teed mingi 2 kükki, et siis nagu noh, väga seal lihased nagu tegelikult väga midagi ei tee, on ju, et siis tema ütles, et tema jaoks optimaalne on see, et midagi teha, jalutama ei saa minna, 3 kükki, et siis töötab. Et 10, et siis noh, siis nagu väga ei märka midagi, on ju, seda vahet. Nii et umbes nii on. Nii et pärast sööki 10-20 minutit väikest jalutamist või teed, ma ei tea, kükke, teed kätekõvedusi, mida iganes. Ja seda siis maksimaalselt siukse 70-minutise vahemiku jooksul, nii et ma arvan, et sihuke, et kui pool tundi pärast sööki lähed jalutama natukene, tundub täitsa mõistlik. 9. nipp. Kui sul on vaja näksida, vali soolane näks. Ehk siis soolased vahepalad ei tõsta veresuhkrut nii kiiresti kui magusad vahepalad, mis peaks olema ka täitsa loogiline. Ehk siis kui veresuhkru tase on ühtlasem, on vähem näljatunnet ning isusid. Ja jah, enda pealt, nii palju kui mina ennast nagu jälginud olen ka, mul nii on. Nii et mõelge enda peale, kas teil on ka nii? Et ikkagi seesama asi, et kui sööd magusat, siis kuidas on see näljatundega? Kui kiiresti pärast kõht tühjaks läheb ja kui palju see isu tekib, kas rohkem või vähem? Ja võrdluseks on ju, kui sa ei söö magusat, on ju, kui sa sööd nagu mingi normaalseid asju, on ju, et kuidas siis on ju. Et võin öelda küll, et ikkagi vahe on päris märgatav. Ja tema, noh, lihtsalt sihuke soovitus, tegelikult süüa saab, ma arvan, päris palju erinevaid asju, aga vahepana ta soovitab siin mingit pähklit, juustu, köögivilju, ehk siis taaskord, et vahepaladena sobivad asjad jälle, mis sisaldavad valku, kiudained ja rasvasid. Et selles mõttes see käib siit igalt poolt nagu läbi. Nii et kui tahad midagi näksida või on mingit vahepalad vaja, siis võtta jah, pigem niisugune soolane näks. Nii, 10. Pane süsivesikud riidesse.
no vot, see 10 ja see viimane, 10 see viimane nipp on siis tema noh, jutu järgi põhimõtteliselt on siis nipp selle jaoks või selleks puhuks, kui sul on kiire, pole aega süüa teha, pead kuskilt midagi nii-öelda haarama, võib-olla peadki haarama mingisuguste süsivesikute rikka asja. aga isegi kui sul nagu, ehk siis kui sul ei ole muud võimalust, on vaja mingit süsivesikute rikas asi võtta kuskilt, ma ei tea, lähed jooksed kuskile bussi peale, jooksed lennujaamas, pead seal midagi sööma ja nii edasi. et, äh, et kuidas siis ikkagi nii-öelda halvas olukorrast nagu võimalikult hästi välja tulla. selle jaoks ongi see nipp, et pane süsivesikud riidesse. ja see tähendab põhimõtteliselt seda, et söö süsivesikuid koos kiudainete, valgu või rasvaga, et glükoos imenduks aeglasemalt. Et nii lihtne ongi, et põhimõtteliselt väike näide, et noh, näiteks ongi, et kui sööd leiba, siis pane sinna peale avokaadot või muna, noh, ehk siis ongi, pane sinna rasva peale, pane sinna valku peale ja ongi ju tunduvalt parem ja see nii-öelda glükoosi piik on tunduvalt väiksem. Ei tasu süüa lihtsalt seda mingit saiakest, lihtsalt mingit müslipatooni või mingit asja, vaid ongi, et kui sa mingit võikut pead tegema, siis pane sinna võiku peale ikkagi palju igast asju, pane sinna rohelist, pane sinna rasva, pane sinna proteiini ja juba on tunduvalt parem. Vaat sellised 10 nippi olidki, et tundub, et vist läks päris kähku sain need tehtud. et, äh, et sellised need 10 nippi olidki ja kui sa nüüd mõtled enda peale, siis tegelikult on see, et minu soovitus küll, et kui sa seda salvestust vaatad, siis, siis meenuta, et mis need 10 tükki olid ja võib-olla mõtled, aga mis sulle üldse nagu meelde jäid või mis tundusid sinu jaoks niisugused mõistlikud ja head, et vali 1 või 2 nippi välja ja rakenda järgmine nädal. Et kes mind siin otse vaatavad, et võib mulle chati kirjutada, et mis, mis te pakute, mida võiks järgmine nädal nagu rakendada? Et mis oleks need 2 kõige nagu lihtsamat asja, mida teha, et selles mõttes on see nagu nende nippide puhul hea, et ega Jessica räägib, et ei pea nagu kõike 10 nagu tegema, vaid on see, et teed juba mõnda, juba on parem, on ju. ja tegelikult võidki neid nippe valida selle järgi, mis tundub sulle kõige mõistlikum ja mida on kõige lihtsam noh, alustada nendest nippidest, mis on kõige lihtsam oma ellu tuua ja rakendada, ehk siis mis ei muudagi nagu su elu nii palju, lihtsalt teed mõnikese siukse no, veidikene timmimise ja tegelikult on ju, võib olla see, et saad oma enesetunde ja paljud asjad nagu tunduvalt, tunduvalt nii-öelda paremaks juba pisikeste siukse mõne nipiga. ahah, okei okay. Kristi ütleb, et ta proovis hommikul seda häädikanippi ja ja ütleb, et jooks nagu sidrunivett või midagi sellist. Et vot, võib-olla tõesti ma peaks ka proovima. Peaks ka proovima seda äädika asja nii-öelda pulli pärast ja ma arvan, et ma lähiajal teengi, sest ütleme niimoodi, et see koolitus, mis ma praegu tegin, on niisugune esimene samm selles suunas, et mul on plaan selle veresuhkru teemasse sügavamale sisse minna ja kindlasti neid nippe ka enda pealt põhimõtteliselt katsetama kavatsen hakata. Niimoodi, et mõõdan ka päriselt seda glükoosi veresuhkrut ja vaatan, et mis siis töötab või mitte. Nii, Merle kirjutab ka, et prooviks ka äädikavett. Väga huvitav. Et et kui sa salvestust vaatad, siis jah, mõtle, et mis sina kõige prooviksid nii-öelda. Et need inimesed, kes nüüd praegu siin vaatavad, pakuvad, et nad prooviksid äädikavett esimesena, mõni on juba proovinud, on ju. Mis on huvitav. Mina just ütlesin, et see on üks asi, mida ma väga ei isutagi nagu proovima. Aga tundub põnev, tundub põnev. Vot, aga selline see koolitus oligi. Et tänan tähelepanu eest